Nüüd me vaataks sellele pilgule sisse, et mis siis kogukonna sellesama igaühe kodaniku vaates, mis meil need rollid võiks olla. Et ühelt poolt nagu riigiasutused oma kindla vastutusega, mis on kogukondade roll turvalisuses ja võib-olla ka võib-olla meie võiksime fokusseerida nagu ennetuse poole peal, mida meil annab ära ennetada, et üldse neid olukordi ei sünniks. Ja kui eelmine paneel oli meedia ja riigiasutuste keskne, et siis meil nüüd on seda vabakonda, vabatahtlikku tegevust, MTÜ-sid, seltse, nagu seda pilti siin rohkem sees, aga ka on vabakonnameelsed riigiasutuste esindajad siin samamoodi ligi, et on Elmer Allik, Politsei- ja Piirivalveamet, Põlvamaa politseijuht, Rasmus Lahtveer, abipolitseinik, aga ka kaitseliitlane, et aktiivne kodanik Anneli Kana, et Anneli külaliikumise üks eestvedajaid, oma kodukülaski aktiivne toimetaja, Andres Jaadla, korteriühistu liikumine, et võiks öelda nagu linnainimese vaadet, aga ka omavalitsuse tegelane. Made Lippus, kodanikuaktivist, kogukonna uurija, et ja Jaak Mee, Kaitseliidu vaade, et siis Eesti kodanikud vabatahtlikult sõjalise kaitse poole peal, aga ka Kaitseliit ei ole ainult sõjalise kaitse organisatsioon, et tal on täita ka tsiviilrolli ja kaitsetahe ei pea ilmtingimata olema sõja vastu suunatud või selles mõttes, et võid ka, meil on teisi olukordi, mida lahendada, Kaitseliit on laiapõhjaline organisatsioon ja saab paljus abis olla. Aga võib-olla, kui samamoodi eelmine paneel küsis, et mis nagu huvitavad kriisid või siuksed on olnud, et üks niipidi, et mis on nagu mis need täna suurimad ohud või mis meil nagu meie kogukondades nagu mida te nagu kogukondade esindajad ja kogukondade kokku puutunud inimesed, mida te näete nagu, et mis täna on see oht või suure murekoht, mis nagu kõlama jääb, et on siit samast. Kõige äärmise koha ma valisin, siis on kõige esimesena alustada ja see oli ka eesmärk omaette mul. Et politsei vaatest ja ka ise kodanikuna näen ma kõige enam seda, et meie suur mure just väikestes kogukondades, eriti ütleme, et siis maapiirkondades on see, et inimesed on ära kaotanud omal need positiivsed väärtused ja ei hinnata iseennast ehk eneseväärikuse puudumine, mis iseenesest toob kaasa erinevad hälbivad käitumised. Nagu näiteks Põlva politseijaoskonna iga hommiku vaatame üle oma sündmused ja me näeme sealt vähemalt 70% nendest pöördumistest on vähemal või rohkemal määral olnud selle teo toimepanemisele alkohol. Ehk üks väga suur käivitaja ja just nendele hälbivatele sündmustele. Aga ise ma tooks nii ära, et mammona on oluline ja minapilt on oluline. Ja sellest tulenevad need paljud väiksemad probleemid. Jah, tere ka minu poolt ja mulle tundub ka, et selline natukene nagu isekus või ükskõiksus teiste suhtes ja ka siis võiks ju öelda ka ükskõiksus enda käitumise suhtes on see, mis on tegelikult nagu silma jäänud, mis on suurenev probleem olnud. Et kui ikkagi võib-olla paljud inimesed ka ei vii seda kokku, et tegelikult turvalisus algab meist endist, kõigest sellest, mida me teeme, mis valikuid me teeme, kuidas me käitume ise ja kas me märkame ja vastavalt ka midagi siis ette võtame, kui meie ümber midagi toimub. Et jah, lühidalt ja kokkuvõtvalt selline ükskõiksus. Aitäh!
Lugedes täna hommikul Päevalehest Andrus Kivirähe artiklit Arvamusfestivalist, kus ta ütleb, et tema arvama ei saa tulla, sest arvata saab bingonumbreid ja ikka lähevad valesti. Et sa kas tead või ei tea. Ja meie Eesti Külaliikumises Kodukant ka väga arvata enam ei julge ja seetõttu tegime Siseministeeriumi toel ja koostöös PPA-ga ühe mitte uuringu, aga küsitluse oma kogukondade seas. Et tegelikult meil oli eesmärk koguda häid näiteid kohalikust koostööst piirkonnapolitseiga ja samas PPA tegi seda oma piirkonnapolitseinike hulgas, et kogusime näiteid koostööst ja ka ootusi. Ja nõustun selle eelneva jutuga, aga sealt tuli üsna selgelt välja kaks olulist asja. Inimestel hirm, see ei tule välja miks, aga on teatav hirm ka erinevatest juhtumitest, ka ennetavatest teatada politseile, sest ei taheta olla pealekaebaja. Ja kurb on tegelikult see, et hoiakud on jah sellised, et mis teha, ta joob, ta sõidabki purjus peaga ja inimesed ei julge ka kaaskodanikule seal külas ütlema minna, et seal olid erinevad teemad, nii alkoholism kui ka perevägivald, kus kogukond tegelikult ei sekku ja ei julge öelda ka politseile. Et see nagu kumas läbi ja teine selline ehk punase niidina, mida sai välja lugeda nendest ootustest ja kogemustest oli see, et kui riigis teatatakse taaskord või on teatatud politseireformist, siis selline kohalik inimene seal külas saab aru, et see tähendab koondamisi, see tähendab politseiniku kaugemale minekut. Ja kui me siis nende arvamusi nagu sõnapilve kokku panime, siis väga selgelt on kohalike inimeste üks väga suur ootus politseinikelt nähtaval olek. See ei tähenda, et ta peab reageerima nagu 3 sekundi jooksul, vaid see, et see kogukond ja siis ka need negatiivsemad inimesed tunnetaksid politsei kohalolu kui sellist teatavas mõttes ikkagi kontrollivat ja korda loovat organisatsiooni. Selle järele oli vajadus ja sellest tuntakse pisut puudust, kui piirkonnapolitseinik on kaugenenud. Aitäh! Korteriühistute poole pealt võib-olla on siin mitu aspekti. Oleme siin ka Paides ja siin ka mitmeid ilusaid korrusmaja, mitmeid ühistujuhtegi täna siin meid kuulama tulnud, kes omi maju siin juba peaaegu 14 aastat korras hoidnud ja eest vedanud. Ehk nagu ühistute puhul on seal võib-olla kahetised riskid või ohud. Üks on sellest nii-öelda hoonest endast tingitud ohud, mis siis on kas või siin samas näited olnud ka lähiminevikust alla kukkuvad rõdud või nii-öelda kogu see lendavad katused või kogu see ehitise enda olukord. Teine on kõikidest kommunikatsioonidest või taristutest tekkinud ohud, on ta elektriohutus, on ta gaasiohutuse kurvad näited, mis siin sellel aasta kevadel olid või mõned muud soojavarustused tingitud asjad, mis kipuvad tegelikult kohati võib-olla varjutama seda inimest seal maja sees. Ehk kui võib-olla ühistute puhul me ei räägi viimase ajal ka võib-olla riigi poolt vaadates nii palju sellest inimestest ja kogukonnast ja inimeste omavahelistest suhetest seal majas, sest ikkagi me oleme siin erinevatel foorumitel ka Korteriühistute Liiduga rääkinud, et tegelikult ju korteriühistu on täna selles mõttes üks nii-öelda toimiv linnakogukond või võrreldes siin naabriga ka nii-öelda kaasaegne külakogukond ja ühistu juht on see külavanem, kes seal siis peab siis korraldama, et siis majas oleksid kogukonnad asjad korras ja me siin ka koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga tegime 11 linnas sellise teavituspäeva, mille osas ausalt öeldes meil ootused ei olnud väga kõrged, aga kujunes meil nii-öelda selle aasta üheks nii-öelda selliseks kõige sisukamaks ürituseks, kus tegelikult võib-olla peame siin Siseministeeriumile tänu avaldama, kus tegelikult võib-olla jõustruktuurid võib-olla ühistutest olid küll nagu pisut kaugenenud ja nii-öelda inimesed ei teagi oma piirkonna konstaableid ja nii edasi ja selline vahetuside ja nii ka eelpool kõnelevad selline nagu teatud siin distants nagu jõustruktuuride ees on olemas. Aga ma arvan, me jõuame siin veel pikemalt rääkida sellest ja mina just Põlva kohta ütleksin, et meie kogemus näiteks, et väikelinnas viisime ka uuringu läbi, üle 200 vastuse saime meie liikmete käest, kus väiksemates kogukondades just ühistutesse või korrusmajadesse nii-öelda karpi kokku surutud kogukonna nii-öelda suhtlemine on nagu tihedam ja turvalisus parem, et pigem on see anonüümsus, mis meid võib-olla kui ühe märksõnaga nüüd kokku võtta, mis nagu kipub nagu eriti suurlinnades, kus inimesed vastasid siis suurlinnades enamus ütles, nad ei tunne ennast oma kodus, oma korteriühistus turvaliselt.
sest nad ei tea oma naabreid, nad ei tea, võib-olla naaber töötab Soomes, seal on mingid imelikud üürilised, üüritakse välja Airbnb, iga päev on uued peod ja nii edasi ja nii edasi. Et aga võib-olla see anonüümsus on see, et te mitte oma naabri, ka võib-olla ka natuke ükskõiksus jah, aga pigem see anonüümsus, aga seal, kus on toimiv ühistu, nii et ühistut tuleb nagu toetada, et see paneb nagu maja nagu elama. Tere, mina olen Madle ja olen rohkem kogukonna taustaga, kui et politsei või turvalisuse vaates tegutsev inimene. Aga need tegelikult nii-öelda tendentsid, mis ma tähele olen pannud, väga ühtivad sellega, mis enne on välja tulnud, et kui üldse rääkida kodanikuühiskonnalt laiemalt, siis eile meil oli ka just üks selle teemaline diskussioon, et tõesti see, mis silma paistab, on see, et inimeste aktiivsus või initsiatiivi võtmine on suhteliselt madal. Et ega ta ei ole kunagi nii-öelda meeletult kõrge olnud, et me ei saa rääkida mingisugust olulisest langusest, aga see on kindlasti üks asi, millega ja mitte ainult turvalisuse mõttes tuleb tegeleda, on see, et nagu mõtestada inimeste jaoks nende nii-öelda igapäevane tegevus läbi vastutuse. Ehk et ükskõik, mida nad näevad, teevad, et nad ei eksisteeri üksikuna selles mingisuguses ruumis, vaid nad on alati kellegagi koos, nende tegevused mõjutavad neid ümbritsevad, olgu nad siis niisama kodanikud, ettevõtjad, et just teadvustada inimestele seda ökosüsteemi, milles nad igapäevaselt eksisteerivad. Ja teine asi, mis ma tahaks välja tuua, me pidime rääkima muredest, et see tegelikult kumbki neist otseselt ei ole võib-olla mure, aga see on ka siit eelkõnelejate juttudest välja tulnud, on vähene suhtlus või vähene koostöö. Et tegime ka just ühe uuringu, uurisime kohalikul tasandil, on ühingus Linnalabor, uurisime kohaliku tasandi koostööd ehk et kuidas koostööd tehakse ja mis on selle, natuke ka tegelikult seda, et mis on selle koostöö puhul probleemid. Ja sealt hästi palju tegelikult nagu tuleb läbi seda just neist headest näidetest, et see, et kui inimesed on, ütleme ühes kogukonnas on tulnud ühe laua taha politsei, kohalik omavalitsus, inimesed, et see, et kõik räägivad üheselt koos nendest probleemidest, et läbi selle nagu toimub mingisugune vabanemine. Et kõik saavad aru, et nad tegelikult on nagu koos, nad tegelevad samade teemadega, neil on tegelikult samad mured, võib-olla natuke erinevad vaated ja ütleme, et võib-olla selle ühise keele leidmine ei ole alati nagu lihtsam, et see ei toimu esimesel korral. Aga juhul, kui selleni jõutakse, et siis tegelikult see muudab nii-öelda kohaliku turvalisusega tegelemise nende inimeste jaoks palju lihtsamaks, et võib-olla kui sõnastada see murene, siis see olekski see, et sellega võiks rohkem tegelema. et selliseid häid näiteid, tegelikult Eestis olemasolevaid häid praktikaid lihtsalt jagada. Jah. Töötab. Tere Jaak ja Kaitseliidust ja kuna minul on roheline vorm seljas, siis te võite ette kujutada, et ma näen neid ohtusid ka natuke teistsugusena. Kõigepealt, kuidas meie nagu tänapäeva ohtudesse üldse suhtume, on see, et ohud on muutunud järjest nagu ettearvamatumaks. Et kui sa lähed ja kardad, et sul rahakott ära varastatakse ja sellel kiivalt nagu kätt peal hoiad, siis lõpuks võid avastada, et sul on hoopis kell läinud. Et selles mõttes see ohtude hulk on jah, on üsna lõputu ja loomulikult meie Kaitseliidus vaatame siis pigem sellisest sõjaohte ja selliseid asju. Kuna meil on laiapõhjaline organisatsioon, siis loomulikult me teeme palju koostööd politseiga ja vaatame ka neid siseteemalisi ohte. Ma arvan, et tegelikult meie mõtleme üsna palju selliste asjade peale, mida me võime viimasel ajal nagu palju televiisorist näha. Et üks asjad, mis juhtud näiteks Pariisis, et sa lähed lihtsalt õhtul tänavale pidutsema ja kukkub kümneid või isegi sadu inimesi läbi mingisuguste selliste terroriaktide, koolitulistamised. Meie näeme ka rohkem selliseid, ütleme siis erinevatest hädaolukordadest ja ütleme siis elutähtsate teenuste ärakukkumisest tulenevaid ohte. Sellest on see Kaitseliidu peamine vaate.
nii, võib-olla siit nagu oleks hea võtta see, kui eelmises paneelis oli meedia sees, et see meedia pool, et siin on päris palju nagu tunnetatust ka, et kuidas me tunneme ja kuidas me tajume seda ja kas see ka päriselt nii on, et nagu neid ohte teinekord, kas me näeme neid suuremana või me mingeid ohte hindame alla nagu üldse, et kui tegelikult see ähvardab meid võib-olla ka rohkem, et kui vähene suhtlus on, et siis tähendab seda, et kas siis nagu ohud on ka nagu erinevad. Me nagu, kui me vaatame täna nagu rahvusvahelise võtmes on ju päris palju on sõda lahti, mis on pannud ka rahvast liikuma, on ju, et nagu päris see nagu välised ohud on ja mis panevad meid ka võib-olla oma sisemisi ohte võib-olla kriitiliselt hindama, et kuidas see tunne on, et palju see välispool nagu ja asjade näilisus ja palju nagu see on see reaalselt koht, et võib-olla me hindame midagi üle, kuidas see tunne on? Tead, siin kõigepealt oli näha, et 6 inimest rääkis ja kui lai see turvalisus tegelikult on, et väga erinevad aspektid mõjutavad seda, aga seda võib küll öelda, et eks see Euroopas ja mujalgi toimuv on mõjutanud ka kõige väiksemaid kogukondasid, et väga hästi tuli välja siit linnavaates see, et see korteriühistu, meeletult oluline kogukond tegelikult. Aga kas kõik ametkonnad ja inimesed tunnetavad seda tegelikult kogukonna? Et teinekord ei tunneta ja siin ongi see häda, et eks meil riigiasutustel on ka ju see, et me peame jõudma erinevate kogukondadeni. Et piirkonna konstaabel peab jõudma mitte ainult sellesse valda kui kogukonda, aga ka palju väiksemasse ühendusse ja Eimarile siin küsimuse peale öeldes siis ka kõige väiksemates kogukondades tuntakse seda, et need, kes tulevad Süüriast, kes on päris sõjapõgenikud ja need muud härrad ja prouad ka, kes tulevad ja tahavad paremat ühiskonda, need on kõik ühte patta pandud, nende vastu ollakse ja igaüks neist on terrorist. Et seda tunnetatakse täpselt selliselt ja politseinikuna ei saa ma valida poolt, ei saa ma öelda, et need on head, teised on, ma saan seda turvalisust juurde tuua sellega, neid rahustada ja öelda, et meie oleme teie jaoks olemas. Me ei vali ühtegi poolt, vaid me tagame avalikku korda. Aga jah, see tendents on olemas ja minu arust see järjest süveneb. Et kui see meedia mõõde siia sisse toodi, et siis üks asi, mis mulle tundub, on see, et tõesti sellised väljaspool Eestit toimuvad asjad on võib-olla ka Eesti meedias saanud natukene teenimatult tähelepanu. Ja sellest tulenevalt võib ka elanikkonnale, kogukondadele tunduda, et ka Eestis on mõni oht väga suur, mis tegelikult kainelt mõeldes vaevalt, et realiseerub. Et sellega seoses ongi seesama migratsioonikriisi osa ka siin toodi natukene sisse, et ka see, ma näen, et on pigem Eesti mõistes nagu kommunikatsiooni küsimus, et vaieldamatult erinevad kogukonnad tunnetavad seda ohtu ja tunnetavad, et see on oht nende jaoks, nende elukorraldusele. Kuid tegelikult võib-olla parema kommunikatsiooniga annaks seda maandada, sest olgem ausad, tegelikult need inimesed siis, kes võib-olla ei olegi nii tõelised sõjapõgenikud, tahavad parema elu peale, vaevalt, et nad Eestisse seda otsima tulevad. Et jällegi, seetõttu mina näen, et see ei ole nii suur oht, kui võib-olla meediakajastuste järgi võiks tunduda. Ja kommunikatsiooni mõistes just ongi kahtlemata roll ka nendel samadel kogukonna vabatahtlikel, kas siis abipolitseinikel, päästjatel, ka samamoodi üleüldse aktiivsematel kogukonna inimestel,
kes võib-olla omavad natukene laiemat maailmavaatelist pilti sellest, mis kus toimub ja mis meid tegelikult võib mõjutada. Et noh, kui erinevaid küsitlusi vaadata, siis kahtlemata tulevad välja ühed ohud, aga näiteks siin mõne aasta tagusest põhjalikust analüüsist tuli välja, et kõige suurem julgeolekurisk Eestile on naftareostus, sest et Eestil ei ole olemas vastavaid vahendeid, et sellega tegeleda. Aga loomulikult inimesed seda enda najal ei tunneta. Et jah, veel kord, meedia roll on väga tähtis ja vastutus meedial selles mõttes on väga suur, mida ja kuidas kommunikeerida. Küsiks su käest seda poolt üle kohe, et kas kui sa võrdled nüüd aastat või poolteist, et abipolitseinikuna väljas käies oli patrullis, et kas see tänavapilt on muutunud, kas see nagu on läinud nagu abipolitseiniku töös nagu ohtlikumaks või ta on reaalselt ohtlikuks läinud, see tunnetus on nagu võib-olla nagu tõsisem või ei ole muutunud? Minule teadaolevalt numbriliselt tegelikult ei ole nagu siukseid suuri muudatusi politseilises tegevuses toimunud. Puhtalt personaalse tunnetusliku poole pealt, olles eelkõige siis Tallinna kesklinnas tegev abipolitseinikuna, võin küll väita, et jällegi selline inimeste suhtumine on küll muutunud. Et vormikandjasse võib-olla selline austus on natukene nagu rohkem ära kadunud ja see, kes loomulikult seadusekuulekas tavaline inimene, tema on täpselt samasugune oma murede ja hirmudega ja suhtub ka politseinikusse, abipolitseiniku samasuguse austusega nagu varem. Aga inimene, kes juba korduvalt siis seda kogukonna turvalisust lõhub, on korduv rikkuja mis iganes tasandil, siis selle inimese suhtumine on muutunud küll võib-olla natuke üleolevamaks ja jõuliselt kogukondlikku turvatunnet häirivaks. Et kui tohib, siis kui nüüd vaatame ja vaatame seda vaatame seda, et mis toimub meie ümber, mis toimub väljaspool Eestit ja küsime, et kui relevantne see on meile ja et kas me sellest nagu liialt ei muretse, siis ma ütlen, et minu arvates ei. Et noh, kui me vaatame näiteks sedasama Pariisi juhtumit, siis tegelikult see oli ju eestlastega seotud ja nii mina kui ka ma usun kõik teised hea meelega nagu teavad seda, mis meie ümber juhtub, kui me näiteks reisime kuskile mujale. Ja teine asi on ka see, et need samad asjad, mis võib-olla juhtuvad seal paar tuhat kilomeetrit meist eemal, võivad olla ka üks päev meie enda koduõues ja siin ma mitte sellepärast, et mul on vorm seljas, ma natukese nagu toetaksin seda, mis Kaitseväe juhataja eile ütles, et meil võib-olla ei peaks olema mingisugust nagu sõjapaanikat või selliste ohtude paanikat, aga me peaksime ikkagi kõigi nende asjade pärast tegelikult muretsema. Ja meedia on selles mõttes nagu täiesti tänuväärselt toob neid asju meieni ja paneb meid nagu nende asjade peale mõtlema. Ma tahtsin siin Rasmust täiendada, et tõesti arvud iseenesest ei näita seda, et rahvas on kuidagi rohkem pinges ja rohkem närviline, aga mind kõnetas küll see, kui ma nägin klippi Tallinna kesklinnast ja minu hää kolleeg sai vigastada seal pereisa käest, kellel on väike laps kodus, kes täiesti valimatult lõi politseiniku näkku, siis kõige rohkem puudutas mind see, et suur hulk rahvast aplodeeris selle peale. Ehk meie väärtustega on midagi ikka väga paigast ära. Ja käisin kuulamas paneeli perevägivallast, siis seda täna siit läbi käinud. Siit veel ei ole, aga väikestes kogukondades. Perevägivald on suur probleem ja kust tulevad need inimesed, kes löövad
riigivõimu esindajat ja kust tulevad need inimesed, kes aplodeerivad selle peale, et võmm sai peksa. Et kõik tuleb sealt samast kodust ja see on minu arvates küll suur probleem ja probleem kogu turvalisusele. Sest ühe loengu käigus kogusin ma väikeste laste mõtteid ja seal ütles üks 6-aastane Karl, et ma ei tea, miks tema käest üldse küsiti, mis asi turvalisus on, see on suht keeruline lugu, aga ta vastas sellele väga ilusasti, et turvalisus on see, kui minu kodus on minu ema ja isa ja nad kaitsevad mind. Kuigi me räägime kogukondadest, siis ma jäin mõtlema, et ükskõik kus me ka ju elame, me oleme praegu sellise kahe teatava surve vahel, et ma olen nõus, et see võib-olla ei tee inimesi palju närvilisemaks, aga see ohutunne võib-olla on meil kuklas küll ja siin on nagu kaks mõõdet. See, millest me räägime oma kogukonnas, needsamad perevägivald, alkoholism, ka see käivitav jõud, mida ma olen ikka öelnud, et tänu Siseministeeriumi siseturvalisuse arengukava loomisele, mis kõnetas külakogukondi, et me enne selle külaliikumises väga ei rääkinud turvalisuse teemadel, et see on sellise korraliku lainela käinud, et me korraldame külades ohutuspäevi, esmaabikoolitusi, me õpetame lapsi ja vanemaid inimesi, me suhtleme hästi palju nii päästjate, politseinikega ja siinkohal see meedia, olgu ta siis kasvõi kohalik, olgu see või vallaleht, mis tuleb iga kogukonnaliikme postkasti, kus saab nendest asjadest, mis on kohapeal rääkida. Aga samal ajal, kui inimene ka leiab, et tema külas on justkui need asjad korras ja Eesti oma looduse poolest väidetavalt on üks turvalisemaid piirkondi, siis see, mis meie ümber toimub, see ju ikka mõjutab, et siin me ei saa ju Jaanalinnu moodi pead liiva alla panna ja kõik see väljaspool reisimine ja mis sellega on kaasnenud, on ju mõne aasta jooksul, et ma meenutan siin 2-3, enam ei teagi, mitu aastat sellest on, see Ukraina kriisi algus ja kui ma ühel rahvusvahelises seltskonnas küsiti, et kuidas te Eestis ennast tunnete, siis ma mõtlesin selle peale esimest korda ja ütlesin päris ausalt, et see oli umbes pool aastat kestnud, et see on esimene kord minu elus, kus ma tunnen ebakindlust. Mina oma vanuses ju ei tea midagi sõjast ja vanaemade vanaisade lood. Ja sellega on kaasnenud see, et me elame tegelikult oludes, kus minu kodus nii tihti, kui NATO lennukid lende teevad, nad lendavad väga-väga madalalt üle. Ja minu vanaema on öelnud, et viimati on ta nii palju lennukeid ja nii palju müra näinud sõja ajal. Et see tegelikult annab teatava signaali, et kas ma tunnen ennast kaitstult või see on natuke nagu liikluses, näed politseiautot ja jalg võpatab või näed seda lennukit ja mõtled, mis nüüd lahti on. Et tegelikult ka siin see nende asjade lahti rääkimine on oluline ja lõppu hästi kiire näide. Ma olin juulikuus Kaliningradi turul. Hakkasin ühe prouaga rääkima ja teine hüppas ligi ja kui ta kuulis, et ma olen Eestist, siis ma olin veerand tunni jooksul ainuke süüdlane maailmas, sellepärast, et Eesti on NATO-s, et meil on need sõjavägi siin, et me oleme Euroopa Liidus, me oleme kaotanud iseseisvus, ma kuulasin selle rahulikult ära, sain aru vene keelest ja tegelikult seisis tädi mulle ette ja ütles, noh, räägi nüüd, on teil siis parem või? Nüüd tuleb 1000 tükki juurde ja siis ma äkki tajusin, et sain teada, miks ta seda ütles. Euroopa Liidu sanktsioonid piirasid väga tugevalt Kaliningradi oblasti inimeste liikumist ja Euroopa Liit oli sellest süüdi ja siis saabus üks eestlane, kes julges öelda, et on sealt riigist, mida nii-öelda NATO kaitseb ja see ei olnud talle sugugi hea, nii et ega ma ei tundnud ennast küll turvaliselt, ma ei arvanud, et tädi mulle turul kallale tuleb. Aga nii nagu siin öeldi, et me liigume ka väljaspool ja näeme päris erinevaid asju, nii et me oleme tegelikult teatud mõttes sellise kahepoolse surve all ja siin on küll vahel vaja selliseid, nagu Rasmus ütles, nende ärksamate inimestega koos arutada, olgu või seal külakogukonnas, et me ei pea ainult oma suvepäevi ja jaanipäevi korraldama, vaid vahel rääkima ausalt ka sellest, kuidas me tunneme ennast siin Eestis. Et vahel see rääkimine ongi see, et ahaa, aga näe naabrimees ka ja koos nagu saame lihtsamalt asjadest üle. Võib-olla pannakse nagu punkti juurde sellele arutelu poole peale, et me oleme nüüd olukorra ära analüüsinud, ohud on kaardil ja tunne on ka kuidagi läks natukene tõsiseks, on ju. Aga mis siis teha, et ühelt poolt meil on nagu päris palju tugevaid külaseltse ja toimekaid korteriühistud. Teiselt poolt meil on külasid ja kortermaju, kus
linna ja maakogukondi, kus nagu seda eestvedamist või siukest toimetamist ei ole nagu onju, et see ei paista välja, et see on kuidagi nagu organiseerunud onju. ja me teame nagu onju, et mingid asjad jäävad kogukonna sisse nagu, et ei räägita, ei usaldata, ei anda infot onju või vähene suhtlus. ja kuidas seda nagu ületada, et mis meil nagu vaja teha, et kas siin on mingid võluvitsad või meil on mingid juba täna tehtavad asjad, mida oleks vaja rohkem teha? Mikrofon sattus minu kätte. et võib-olla eelmise teema lõpuks veel, et kindlasti meedial on väga suur roll ja nagu me ka teame, et ikka meedia armastab ikkagi negatiivsust ja verd ja seksi ja vägivalda ja kõike seda sealt tuleb, ükskõik mis lee sa ette võtad, tuleb ikka seda ikka ja ühistutest kuuleb ka ikka seda juttu, et nii-öelda laip oli 2 nädalat korteris ja keegi ei teinud teadmagi, kes seal nii edasi oli, et kindlasti see võib-olla see meedia nii-öelda negatiivsus tuleb ka kaasa, et ja vaata positiivset uudist on väga raske nagu meediasse saada ja seetõttu sellised, nagu öeldud, sellised kogukonna istumised või sellised kokkusaamised ka just selliste jõustruktuuridega ja ka, kes muidu võib-olla jäävad kaugeks, et seesama inimene, kes elab korteris ja on korteriomanik, on võib-olla Kaitseliidu liige või töötab politseis, aga ta ei seosta nagu seda oma elamist täna nagu selle nii-öelda turvalisusega nagu laiemalt, et meie kogemus küll nüüd seal 11 linnas näitas seda, et sellised kohtumised on hädavajalikud, et selles mõttes tõesti seesama kava, mis mul ka siin käes praegu on turvaliselt kogukonnad, see on ikka väga hea algatus, et sinna ka kaasati tegelikult ka sellised mittetulundusliikumised või nii-öelda kogukonnaühendused, et sest väga palju asju sai nagu lahti räägitud ja tõesti ja kui sa ei teadmatus tekitab eelarvamusi ja kui sa ei tea ja loed seda võib-olla natuke nii-öelda kommertslikuks muudetud infot sealt ka ajalehes, siis see võib-olla see õige info ei jõuagi sinuni ja ütleme ja mis nagu mind ka ikkagi meeldivalt üllatas, oli ikkagi politsei ja jõustruktuuride väga selline avatud ja kõrgetasemeline vahetu suhtlemine ja paljud ühistu esimehed siin meile ka üks Haljalast, üks sealt Rakvere lähedal ütles, ta ei julge, tal ongi üks mees on tugev, ta on väikses majas, 8 korterit, on pensionär, mees on tugev, mees joob, onju, õhtuti peksab naist, ta ei julgegi öelda politseile, et ta peksab see homme saab tema peksa. Sest ütles, mul on pensionär, ma ei julge ust lahti teha, kui see vend kodus on, siuke keskmine siuke jõmm ja tead nagu ta on, käib veel ja seal teemad on muidugi laiemalt, miks mõnedes majades asi toimib, mõnedes ei toimi, on ikkagi paljuski ka võib-olla meie maaelupoliitika ja teistes telkides arutatavad teemad, et see elu ikka kaob ära ja töökohad on mujal ja mehed on ära ja naised on kodus ja kogu see nii-öelda tööhõive ja regionaalpoliitika tervikuna avaldab sellele ka mõju, et kui hästi seal majas ennast nagu tuntakse või kui turvaliselt seal tuntakse ja palju sõltub ka eestvedajatest aga ma ei tahaks niimoodi negatiivselt siin ka mikrofoni üle anda, vaid öelda, et minu arvates, kui siin rääkida nagu suurtematest, kaugematest toimunud sellist üldisest nagu siukest ohutõusust nagu Euroopas, siis minu meelest on küll lugupidamine mundrikandjate vastu suurenenud või respekt vähemalt on oluliselt minu hinnangul küll tõusnud või nende tagasisidet, võib-olla mõned kahetsusväärsed juhtumid kesklinnas olid, aga mundrikandjad järjest enam seoses üldise ohufooni tõusuga maailmas seostatakse ikkagi turvalisusega. Et see on küll minu meelest nagu siuke laiem tendents, mis võtame siis sisejulgeoleku või siis laiema Kaitseliidu tausta poole pealt, et ma arvan, et see on küll positiivne taju, mida mina olen saanud tagasi. No nii, võib-olla on keegi publikust, kes tahab arvamusega sisse lülituda, öelda midagi, et mis meil siis nagu annab teha üheskoos ära. Elmar, vaatad siukse pilguga, mõni mõte tulnud? Võib-olla diskussiooni jätkuks, et absoluutselt nõus, siin on räägitud palju ja nagu sa ütlesid ka, et probleem on ju sõnastatud, et lahenduste otsimisel tuleks keskenduda, probleeme oskame kõik tuua, et mina tuleksin võib-olla sisse selle külaelu mõttes selle, et küla peaks ikka oma kooli hoidma, oma õpetajaid hoidma ja olen küll veendunud, et minusuguse jurrakaga enam tasuv väga tegeleda, et peaksime tegelema tegelikult lapsega. Minu 9-aastane poeg viibib 1. septembrist kuni jaanipäevani enamus aega koolis
ja teda mõjutavad kõik need inimesed, kes koolis tema ümber. Ja seda koolielu mõjutab ju tegelikult kooliperekond, et koolipere ja ma tean, et see vastus ei ole väga meeldiv, aga kui politseijuhilt küsitakse, mis 15-25 aasta jooksul võiks olla selline suur samm, siis mina ütlen küll, et teeme nagu õpetajad korda. Et anname neile julguse, anname neile palka, anname neile sellist, kuidas öelda, sellist tugevat kehahoiakut. Et mis te sellest arvate? Ka mehi õpetatakse. Julgust. Just. Ma saan kohe peadirektorile järgi rääkida, et ma olen absoluutselt sellega nõus ja siia sõites oma abikaasaga arutledes siis sai räägitud sellest, et käies koolides, lasteaedades esinemas, siis need väikesed 5-6-aastased vaatavad sulle sõsarsilma otsa ja ütlevad, et minust saab ka politseinik, ausalt, Helmer. See on nii äge amet ja kõik on tore ja jõudes 15-16 aastaste juurde öeldakse, et ment tuli esinema. Mis seal nüüd vahepeal juhtus siis, et kus ma mendiks muutusin? Ega mul ei ole midagi selle vastu. Et hääl lapsel mitu nime, aga suures osas on see kool, sest tõesti lapsevanem näeb last vähem kui õpetaja. Ja eks see lapsevanem ka seal juures, et see on ikka sümbioos kogu sellest kaadervärgist ja kui need politseinikud on ka sellised, et eks meil endal on vaja ka natukene turgutust ja edasi liikuda sellega, et lähen Põlvas kaubamaja juures vanatädi juurde, ütlen, kuidas sul läheb? Siis ta jookseb minema. Ilge suur politseinik tuleb, hakkab midagi küsima, aga nüüd see tädi ei jookse enam ära. Ja ta tulebki ja ütleb, et Helmer, vaata, tegelikult seal selle põõsa taga on need asjad seal. Aga ma käisin üleeile seal, siis oli nii, et suhtlema peame rohkem hakkama. Siirad läheme tädi juurde ja ütleme, et kuidas sul läheb? Mulle on see oluline. Et see on ka väga oluline. Või anname ennem sinna sõna? Lihtsalt kasutan juhust, et kuna toodi sisse kooli mõõde ja teema on kogukond, siis Tartu linn näiteks siin viimased 3 aastat oli üks Norra rahadel põhinev projekt, mille raames siis loodi ka kogukonnakoolid, mis tähendab seda, et kooli ja kodu koostöö suurenes, et vanemad läksid koolile ise lähemale, vaatavad ise, kuidas nemad saaksid seda koolielu toetada ja neid õpetajaid nende töö kõrval toetada, et selles mõttes see on see, mis ühel konverentsil kuulsin, et oli ka kaunil nõukogude ajal, et kõik nõukogude ajal ei olnud halb, et midagi võib-olla vaadata minevikust, mis on siis tõesti toetanud seda kogukonnatööd. Ja, et siit siis võib-olla ka jätkaks nii Elmari mõtet kui ka siin vahepeal kõlanuid, et selline omavaheline suhtlemine on see, mida kindlasti tuleks parandada kõigepealt juba kogukonnasiseselt, et kahtlemata on üle Eesti väga palju häid näiteid, kus kogukonnad on kokku tulnud, on aktiveerunud, aga on selliseid näiteid, kus võib-olla nii hästi ei ole läinud, et tunne oma naabrit, suhtle küla inimestega, maja inimestega, tea, kes seal elavad, tea ka nende muredest, kui nad loomulikult tahavad sellest rääkida ja aidake üksteist. Et siinkohal ma ei mõtle seda, et kui on tänaval mõni inimene seal, eks ole, mängib kerjust, et visake talle raha, see on lihtne ja tegelikult, eks ole, ei aita, vaid aidake inimesi ja nende, püüdke kaasa aidata sellele, et tegelikke probleeme lahendada, mis on nagu viinud selleni, et need inimesed on muutunud siis kas tõesti alkoholi kuritarvitavaks, mingeid muid probleeme seal tekitavaks, et suhtlus ja sealt edasi kogukonnast läheb seesama omavaheline suhtlus edasi ka sinna samma kooli, et ärge võtke õpetajat kui siis klienditeenindajat, et tänapäeval kõik on klienditeenindajad, aga õpetaja on siiski partner, kes aitab teie enda siis teid ennast lapse kasvatamisel, kes võib-olla suunab. Et on jah, kahjuks väga palju olnud ka sellist suhtlemist või suhtumist, mida ma olen tundnud, et kus mõni siis ka lapsevanem
saadab lapse kooli ära, et kasvatage. Et tegelikult ju on ikkagi jah, laps väga palju on koolis, aga kodus see kõik algab ja sellest, kas te ise oma lapsega tegelete. Aga see on jällegi seesama suhtlemine nii enda lapsega, oma naabriga ja külakaaslasega. Võtaksid sult sõnasabast üle ja ütlekski, et võib-olla et tegelikult neid teemasid juba, millest me siin praegu räägime, on hästi palju. Ja selles mõttes uus turvalisuse arengukava vaatab ka ju turvalisust väga laialt ehk et ei räägi mitte lihtsalt korra tagamisest, vaid tegelikult räägib sellest sotsiaalsest keskkonnast või üleüldse sellest keskkonnast, kus me elame. Ja see oli ka üks teema tegelikult, milleni meie jõudsime oma uuringus või see, et üks asi on kogukondlik politseitöö, aga tegelikult sellel sõnal tegelikult Eestis praegu on niisugune võib-olla natuke halb konnotatsioon ehk sotsiaaltöö on mingil määral hästi palju tegelikult sellega seotud, et küsimus ju ei ole, et kui me räägime turvalisusest, siis sageli tegeletakse tagajärgedega või nähakse ainult tagajärgi. Aga see, millega tegelema peaks, on hästi palju, sa sealt ka läbi käinud, on tegelikult see keskkond. Et me peaksime tõesti tundma oma naabreid, vaatama, et kas kõik, kuidas nad hakkama saavad, kus on tegelikult probleemid, kus nad alguse saavad. Ja haridusel on sellel väga oluline osa. Et ilma selleta, et me tegelikult läheks sellele probleemi see probleem, millele ma tähelepanu tahtsin juhtida, on lihtsalt see, et sageli meie vaade on hästi killustunud. See tuleneb lihtsalt sellest, et ma ei tea, kas või selles, et meil lihtsalt pole aega suuremat pilti näha või see suurema pilti nägemine ei ole kellegi ülesanne. Et mulle tundub, et see, millega me tegelema peaksime, oleks lihtsalt see, et kellegi ülesandeks saaks või keegi võtaks endale selle ülesande vaadata suuremat pilti, et kui vaadata neid häid näiteid kohaliku tasandi koostööst, mis meil välja koorusid, siis põhimõtteliselt need kõik olidki, olgu selleks siis kas ümarlauad, võrgustikud, mingisugused nõukogud, aga ühesõnaga mingisugune hulk inimesi, kes nägi, et selleks, et asjad liiguksid, nad peavad need erinevad osapooled kokku tooma. Ja juhul, kui tekivad sellised kohaliku tasandi võrgustikud, põhimõtteliselt räägin ju ilmselgusi siin, aga et sellisel juhul tõesti see olukord kohalikul tasandil paraneb. Mul tuli seoses Elmar ütlusega, et temasugust jurakat enam ei muuda, kohe mõte, ikka on võimalik küll. Ja ärme kõike õpetajate selga laost. Ma sain kohe uue idee, võib-olla on see Kodukandi järgmine projekt STAK-is. Aga kõik see, mida siin vahepealgi on räägitud, see koolitamine ja harimine, äkki see on ka see, et see on minu peas. Mul on olnud paar aastat idee, ma pole kummagilt ministeeriumilt küsinud, kuidas Eesti Külalikumine Kodukant saaks osaleda kõrgematel riigikaitsekursustel. Aga idee tuli sellest, et pakkudagi Eestis nendele samadele kogukonna liidritele, on nad korteriühistu juhid, külavanemad, kõik ei pea olema külavanemad, huvilised inimesed, kellele tehagi selline, ütleme siis vana nimega koolitus, selline kaasav kursus. Ma tean, et Eestimaal on näiteks kogukondlikud terviseedendajad koondunud ja saavad aastaringselt sellist kokkusaamist ja koolitust. Et kutsuda kokku neid inimesi, kes tahavad saada seda laiemat pilti ja kui sul kogukonnas on üks või kaks juba sellist, kes suudab ka selle lihtsama külamehega mitte siis vaielda, vaid argumenteerida ja anda seda ja aidata sellele kaasa, et võt mingi selline, kas ta nüüd liikumine on, aga kasvõi projektipõhine läbi aasta kestev koolitus, kus tõesti need arvamusliidrid, tippametnikud ka räägivad sellest, kuidas asjad peaks olema, mida rohkem me inimesi teadvustame selles valdkonnas, seda paremini jõuab see infoga kohale, et ainult piirkonnapolitseinike külarahvas koos, ongi natuke teine tasand. Väga õige mõte, ma põhimõtteliselt kiidan täiesti takka, et mida meie uuring ütleb, on ka see, et põhimõtteliselt tõesti jah, et selliseid külatasandil sidemehi oleks jube hästi vaja. Aga see, mis alati selliste asjade puhul on küsimuseks jätkusuutlikkus või et naabrivalvesektorid tegelikult on ju olemas, aga sageli niipea kui kaob ära probleem, tegelikult kaob ära ka selle sektori aktiivsus, ja mis on tegelikult loogiline, sellepärast et see asi, mis inimesi ühendas, hetkel lihtsalt liigub tagaplaanile. Aga näiteks palju aktiivsemad on vabatahtlikud päästjad, vabatahtlikud merepäästjad, mis tuli suhtlusest just kui me rääkisime piirkonna politseinikega, kes tõid palju rohkem välja koostööd vabatahtlike päästjatega, et kuidas nad kui me küsime, et aga mis sa arvad, et miks see niimoodi on või et kus see nende pidevus tuleb,
et siis see on tegelikult sellest nii-öelda kesksest organisatsioonist, kes kogu aeg koolitab neid või nii-öelda hoiab seda just turvalisuse teemat inimestele põnevana. Ehk et need kohapealsed organisatsioonid aga hoiavad seda teemat oma liikmete jaoks pidevalt aktiivsena üleval. Ja ma arvan, et see ongi see nii-öelda, et lihtsalt nii-öelda ühekordsest koolitusest või ühest programmist ei piisa, et kui me räägime sellisest kogukondliku aktiivsuse tõstmisest, me peame vaatama täpselt, et mis on need meetodid, kuidas me saame seda püsivana hoida, näiteks vabatahtlike päästjate kohalikud grupid ja et mida me saame selleks teha, et neid hoida pidevalt kaasatuna sinna. Et me nagu enda, see uuringraport ei ole veel nagu nii-öelda avalik päris, et mis me ise ühe võimalusena nägime, oli tegelikult ka abipolitseinike rolli selles mõttes muutmine, et abipolitseinikke praegu kasutatakse hästi palju patrullimisel. Aga võib-olla oleks selline pidev kontakt abipolitseiniku näol just kogukondade ja politsei vahel ka väga oluline asi, mida rohkem esile tuua. Mul oli veel mingisugune hea point, aga selle muustasin ära. 1, 2, jah. Tere, mina olen Kalvi, ma olen politseinik. Ja minul üks selline, ma ei ole harjunud lühidalt rääkima, ma räägin vähe pikemalt, et mul on üks selline näide. Ka jälle kogukondlik lugu, mis seob ära natuke kõiki neid asju, millest on juba räägitud. Ma elan ühes väikses külas, kus meie kõige suurem turvalisuse probleem minu arust on see, et meil on õuealamärk ja autod kihutavad ja lapsed väiksed võivad siin alla jääda. Ja ma varasemalt peatasin neid autosid seal, rääkisin nende juhtidega ja ma kurjustasin nendega. Ma ikka mõnikord isegi ütlesin kurat. Ja siin ma sain aru ühelt maalt, et kui ma olin kuri olnud, siis see autojuht sõitis ära. Mina olin kuri, tema sõitis ära, tema oli kuri, mõlemal oli nagu närv must ja siis ma sain aru, et nii ei saa. Närvirakud ei taastu ja ma pean lähenema teistmoodi. Ma peatan endiselt autosid. Ja aga nüüd ma räägin neile seda, et olge väga ettevaatlikud, et meil on siin osad lapsed, kes on 3-4 aastased ja nad võivad teie auto ära kriipida, kui ta neist üle sõidate. Mina naeran, tema naerab ja järgmine kord, kui ta minu majast mööda sõidab, ta võtab too maha, vaatab, kas see loll on ikka õue peal. Rääkisin seda näidet, et kuidas siis teha teistmoodi, suhtuda, lahendada samad probleemi teistmoodi. Ja rääkisin seda ühel koolitusel täpselt samat näidet, täpselt samamoodi. Seal ringis oli üks abipolitseinik, väga aktiivne abipolitseinik, keda me olime koolitanud kõigi oma koolituste raames. Ja vaatas mind natuke, pani pea viltu ja siis küsis mu käest, et okei, aga mis seaduse alusel seda auto kinni peatas? Siis ma sain aru, et tegelikult on võimalik ka sellise koolituse või seadusega ära lõhkuda see asi, mis on just see, et naabrite vaheline suhtlus. Ja minu vastus talle oli, et see on täpselt sama seadus, mille alusel ma neid autosid peatan, mille alusel ma ütlen naabrimehele tere ja lähen koputan ukse peale, astun naabri uksed sisse ja ütlen talle palju õnne sünnipäevaks. See on täpselt sama seadus. Ma tuleb praegu see keele peale selle seaduse nimi, aga see on. Ehk et kuidas me leiame seda, et see koolitaksime õigeid asju, jällegi seda suhtumist, teeksime asju õiget pidi ja leiaks just neid inimesi, kellest te siin rääkisite, et kuidas me saame need inimesed kokku, kes arutaksid koos õigeid asju. Selline mõte siin. Mulle anti sõna jälle, et tegelikult ma tuleks tagasi selle juurde, mida Madi siin tõi välja, et see suurema pildi nägemine. Et meil on vähe nagu seda, kus minnakse ja tehakse ära. Meil on rohkem seda, et koguneme ja joome kohvi ja vaatame ja mõtleme ja seda, aga et lähme päriselt teeme midagi ära. Et seda on nagu liiga vähe. Ja teine mõte, mis mul oli, on see, et lisaks koolile tõesti siin on väga oluline kodu, sest abi vajavad lapsed, kellega ma olen suhelnud ja hälbiva käitumisega noored, kellega on tulnud kokku puutuda, et suuresti on see teema, et mind ei kuula mitte keegi. Kõigil on minust täiesti sügavalt ükskõik, ma teengi, mis tahan. Ja kus on sinu isa ja ema? Minu isa ja ema mõlemad töötavad Soomes. Ma olen 14-aastane, ma siin majandan ise. Ja see on ka väga oluline, et lapsel oleks
olemas ema ja isa, kes teda kuulaksid, kes päriselt temast hooliksid ja mitte ei pahandada, kui midagi juhtub, vaid on talle toeks. Ma võib-olla lisaks juurde siin jah, et koolil on kahtlemata oluline roll, aga tuleksin siin kodu juurde tagasi, sest tõesti meil on ikkagi, kui me räägime korteriühistutest, siis ikkagi võib-olla nõukogude ajast jäänud nagu mingi sihuke arvamus, et see on nagu koht, kus magatakse või ollakse, et see korrusmaja tihti ei seondu sellise kodutundega. Ja ta on kuidagi ikkagi võõras, paneme ukse kinni ja teen oma korterit, mis tahan, aga mis jääb ukse taha, see jääb nagu ei puutu nagu minusse, et minu meelest nagu meie hinnangul on see muutunud ikkagi selle aja jooksul, et väga paljud ikkagi just tänu toimivatele korteriühistutele on nii-öelda see koduuks ei hakka mitte korteri uksest, vaid hakkab nii-öelda maja uksest ja hakkab nii-öelda maja ümbrusest peale, kas või sama sellest turvaalast, kus siis lapsed mängivad ja tegelikult see kodutunne laieneb juba peaaegu poolde nii-öelda kvartalisse ehk linnaruumi, nagu sa nagu räägid. Et siin on oluline, et see kodu ja nii-öelda kool räägiksid sama juttu ja võib-olla ma toon sisse ka oma teisest valdkonnast teise teema, kus need samad laia vaatega inimesed võiksid koguneda, mis minu meelest on ka soiku ja nad on omavalitsustasanditel, vähemalt mõned aastad tagasi oli volikogudes päris palju turvalisuskomisjone, keda ka minu meelest Justiitsministeerium nagu teataval määral toetas ja kas Rask oli vist ministrid, kes käisid lausa koha peal ja kuriteo ennetusega nagu tegeleti nagu, ma ei tea, kuidas need võimu valdkonna jaotused ministeeriumide vahel on, aga see oli nagu väga mitmeid nii-öelda omavalitsusi suudeti ka kaasata, kes tegelikult tunnevad oma nii-öelda linnavalla neid nii-öelda liidreid ja saavad sinna kutsuda nii-öelda ühistujuhte ja külaliikumise esindajad ja politsei esindajad ja et see on kuidagi nagu soiku jäänud, et ta ei ole nagu riiklikult nagu prioritiseeritud, et kui me täna selle üle diskuteerime, siis see võiks ka olla üks koht, mida siis nagu kas siis eri ministeeriumite vahel võiks uuesti alustada, sest isegi riigi tasandil oli kunagi olemas selline kuriteoennetusnõukogu vist lausa, kus ka kogukonnad olid kaasatud, aga mingi hetk tagasi otsustati, et see on ainult ministrite tippkohtumine ja sinna enam kedagi vist ei, vähemalt korteriühistute liit oli see pikka aega liige, aga nüüd enam ei ole me sinna kaasatud millegipärast. Aga ma tuleksin just selle kohaliku tasandi, selle volikogude ja nende turvalisuse komisjonide juurde tagasi, sest väga paljudes omavalitsustel on need millegipärast ära kadunud. No võib-olla siin saan kommenteerida, et see omavalitsuste teema, tänane omavalitsusreform, ütleme see valdade liitmise nagu küsimuses on ju seadus antud, on ju. Et tuleviku küsimus on see, et millised on need 21. sajandi kohaliku omavalitsused ja mis on ühel valla- ja linnavalitsuse ülesanded turvalisuses. Kuidas ta panustab turvalise elukeskkonna kujundamisse, nii selle füüsilise poole kui ka nagu see inimeste harimine ja kogukonnad oleksid nutikad. Et see on kindlasti üks pool, saan öelda Siseministeeriumi poole, et me oleme nagu ideid kogunud, neid esitanud. Meil on nagu täna valikute küsimus, kas me hakkame isegi võib-olla peale sel sügistalvel millalgi ka oma pilguga teravamalt sisse vaatama kohaliku omavalitsuse korralduse seadusse. Ja seal on kindlasti omavalitsuste esindajad selle juurde me kutsume, et seda üheskoos läbi mõtlema hakata, et kuidas just see eeskätt seda ennetavad. Kuidas seda elukeskkonda selliselt kujundada, et meil ei oleks neid õnnetusi, korrarikkumisi, kuritegevust, et seda oleks võimalikult vähe. Meie nagu oma haridus ja see füüsiline keskkond meie nagu ei soodustaks seda. See on kindlasti pool. Mis nüüd on juhtunud on see, et me oleme saanud eestlase kombel ennast päris hästi käima. Päris hästi on käima saanud. Aga meil on jäänud 15 minutit. Ja ma tean, et on meiega liitus siin Harvi Kaido. Et nagu ikka pääste inimesed on niisuguse multifunk, peavad olema maal, merel, liikuma ringi, et teiselt lavalt meie sekka on sellega saabunud, et võib-olla avada seda päästevabatahtliku valdkonna poolt ja selline ootusi, et ma arvan, et me peaksime selle viimase veerandtunni mõtlema selle peale, et kuna meil on ikkagi selline vabakonna keskne ja selline aktivistide paneel rohkem ja et mis on nagu võib-olla see nagu tellimus ja ootus nagu riigile, riigiasutustele, mis nagu, et kuidas need kogukonnad, mis on nagu riigiasutuste roll võiks olla, et kogukonnad saaksid tugevamad olla.
mis on see panustamine, kas riik saab midagi võimestada või me peame mööndma, et mõndi kogukondi ei saagi nagu kuidagi nagu käima või. Et mis võib-olla läheks selle ootuste poole peale nüüd, selles veerandtunnis ja esimesena kohe uuspoiss saaks kohe. No tere kõigile. Hilinesin pool tundi, kuna olin merekultuuri aasta telgis ja seal olid samamoodi kogukonna teemad olid lauas. Saare teemad, randlaste elu. Ja sinu see uus teema tuli täpselt Anneli ja Madli teemade juttude jätkuks. Ma tahtsingi just neist asjadest natuke rääkida, et siin oli see sidemehest oli juttu, eks ole. Et sidemees ja koolitused, eks ole. Et mida ma tunnetan ja soovitan on see, et lisaks koolitustele ja läbi sidemehe siis sellise korralduste, käskude, keeldude, kantseliidi edasiandmine, võtke neid teinekord kuulda. Kuulake neid põhjalikult, mida on neil vaja, et teha oma kogukonnas tööd. Kui midagi vaja, siis tuleb neid ka aidata. Kui me neid ei aita, siis kahjuks need sidemehed ühel hetkel ütlevad, et sõubab ka, ma enam ei jõua, abi pole kuskilt võtta. Et see on see, mida ma selgelt tunnetan nagu igal tasandil. On see siis päästeala või on see midagi muud, vahet ei olegi tegelikult. Ma ei tea, kas ma sõna enam saangi, et nüüd hakatakse nõu andma ja aitäh, see oli väga okei. Et tegelikult ma tahtsin seda öelda, et ei olegi vist päris nii, et need aktiivsed inimesed ja muret tundvad inimesed peaksid meie juurde jooksma, vaid vastupidi. Meie oleme need, kes peame teid üles leidma, ja mul on hea näide Põlvamaalt Netsaja külast, mis asub piiri ääres ja mis on väga oluline meile ka Eesti riigi julgeoleku seisukohalt. Et sinna on kogunenud kamp noori suurtest linnadest, kes edendavad seal Värska vallas külaelu. Ja kui ma käisin nendega kohtumas, ma olen neid paar korda nendega juba kohtunud, et ma tunnetan seal seda, et need inimesed hoolivad üksteisest. Et nendel ei ole mina oluline ja ei ole mammona oluline, vaid neile on oluline see, et siin, kus me nüüd oleme, siis meil oleks siin hää ja turvaline elada. Seal külas käis ka kratt ja napsas päris mitu korda ja proovisime koos ja koos me saimegi kätte selle krati. Teise külavanema poja. Ma ei tea, mis see ajend oli, aga igal juhul me saime nagu selle probleemi lahendatud ja tegelikult suurema osa probleemist lahendas ära küla. Ja ometi kuskilt tulevad need inimesed, kes hoolivad teistest. Ja neid tuleb hoida, nii et ma ei tea, mina kallistasin neid kõiki ja Suuremehe kallistas neile Maru Mokamäe. Et igal juhul meil tuleb hoida oma inimesi ja leida nad ülesse meil riigiasutustel täpselt samamoodi. Ja ühe asja tahtsin veel öelda, et Rahumadli abipolitseinikke on igasuguseid. Mul magab voodis kõrval iseseisva pädevusega abipolitseinik. Ma olen kõige rohkem turvatud politseijaoskonna juht Eestis. Endine politseinik. Jah, et esimese asjana võib-olla ütlekski abipolitseinike poolt seda, et nii palju, kui me omavahel suhelnud oleme, umbes 1000 meid üle Eesti on. Ja me oleme jõudnud seisukohale, et just seda me tahamegi olla ja seda me püüamegi olla, et see sama ühenduslüli siis nagu selle kogukonna, kus me ise elame ja riigi ehk siis politsei vahel. Ja samas ka siis püüame ennast arendada ja olla kogukonna siis turvalisuse või eestkõneleja. Et see kahtlemata on see roll, milleni abipolitseinikud on ka ise jõudnud ja mis rolli me täita tahame. Nüüd, mida nagu abipolitseinikud riigi poolt ootavad, ma ütleks nii, et hästi palju on tegelikult juba paremuse poole läinud. Ja eks loomulikult natuke peame endale ka õlale patsutama, et see, et me oleme ise häält teinud ja kokku tulnud, see on selleks aluse andnud, sest ega kui me ise ei ütle, mis on meie mured, siis keegi teine meie ees neid muresid ei näegi ja ei saagi näha. Nüüd, kuhu edasi minna on just see, et tõenäoliselt riigil poliitilises vaates on veel pikk tee areneda ja
veelgi rohkem selle poole suunduda, et sellised tegemised ja ka riigipoolne toetus mis iganes tasandil, mis iganes vormis ei oleks niivõrd õhinapõhine või projektipõhine, kuivõrd kaugemale ja pikaajaliselt nagu niisugune toimiv, et pikemas vaatuses. Sest ja seda just võib-olla ka siis julgeoleku ja turvalisuse seisukohalt erinevate poliitiliste vaadete üleselt. Et see on see koht, kus ma näen kõige suuremat ruumi nagu paranemisele. Ma olen nõus sellega, et me vahel teeme liiga vähe ära, aga mul on üks kiire näide, kus kogukonnad ja külade inimesed ise minu oma koduvallas natuke minu eestvedamisel ka ikka see seos TAK-iga ehk et siin aitäh jälle riigile, et ta seda algatas. Me kutsusime oma vallast kokku siis küla esindajate, meil ei ole ainult külavanemad, ümarlaua valda ja teemaks oli turvalisus ja ka see, et KOKS ehk kohaliku omavalitsuse korralduse seadus eeldab sellist kriisikomisjoni olemasolu omavalitsuses. Ja hakkasime uurima, et muidugi me ei pea teda iga päev nägema, et kas ta on olemas, kes sinna kuuluvad. Ümarlaual oli nii politseinik, kohalik abipolitseinike teemal oli juttu, osad külavanemad on politseinikud ja külad ja kogukonnad jõudsid ise nagu mõtteni selle kriisikomisjoni ja meil otseselt vist turvalisuse komisjoni volikogus ei ole, aga tehti otsene ettepanek, et omavalitsusel võiks olla kas või pilt sellisest ka inimressursist, mis tema külades on, inimesed, kes on käinud, ma ei tea, esmaabikoolitustel, inimesed, kes on vabatahtlikud päästjad, pluss see, et milline on tehniline võimekus, et me pakkusime oma abi, et palun tehke omale list mootorsaagidest, ATV-dest, kriis on ka see, kui on suur torm ja külad või vanad inimesed on ära lõigatud maailmast. Ja millest on nagu hästi kahju, ilus näide ju küll, see jäi meie laua taha, mitte ükski omavalitseja sellest rohkem kinni ei hakanud, keegi pole seda küsinud. Aga pool aastat hiljem oli minu oma külas siis Metsanurme külaseltsi juhatuse liige tuli meile koosolekule ja ütles, et ma teatan, et Metsanurme külaseltsi tehniline võimekus on paranenud, ma ostsin omale isikliku ATV. Et see näitab ka seda, et eks me ikka teeme ära vahel ka hoolimata sellest, kas see võim unustab, ei jõua, ei taha, ei saa. Eks me siis seal, kus võimalik, kaitseme ennast ise ja torgime neid edasi. Nii et mina olen ikka see kogukonna liige, kes ütleb, et olgem siis vahel see ora ja ärgem oodakem neid ande. Vahel mõni inimene lihtsalt vajab tõuget, et ta hakkaks tagurpidi toimetama ja midagi allapoole andma. Ma ütleks ka juurde nende sidemeeste kohta, sest ütleme korteriühistu juhtide näol tegelikult meil on Eestis üle 10 000 sidemehe, kes tegelikult iga taga on terve maja ja tegelikult ka see meie esimene kogemus nüüd selle turvalisuse teadvustamisel on ikka ülipositiivne, et see side on ikkagi siiamaani ikkagi puudunud, ütleme jõustruktuuride ja ühistu juhtide vahel. Et seda kindlasti seda koostööd võimalik me hea meelega jätkaks, mis vormis iganes ja infot nagu levitada, sellest on väga palju kasu ja hämmastav, et inimesed ei tea tegelikult väga palju elementaarseid asju, mis puudutavad julgeolekut ja turvalisust majades ja linnaruumis laiemalt. Ja see, et see ühistu ei ole mitte ainult üks selline koht, kus magamas käia, vaid ta võib täiesti toimida ka nagu kogukonnana. Võib-olla ma toon siin hiljutise näite Kohtla-Järvelt, kus seal ühes majas, kes on tegelikult suured majad ja suhteliselt ju ikkagi vene keelt kõnelev seltskond omavahel nad väga ei suhtle ja seal oli ühes ühistus oli üks üksik vanahärra, kes millegipärast jäi haigeks ja maja nagu nägi, et kiire veel majas ja mees nagu kadus ära, ei olnud nagu Õhtulehes, et laip oli 2 nädalat korteris, vaid nagu ühistu nagu tundis huvi, et kus siis mees on ja mees viidigi siis Tartusse ja oli seal raskes seisus, aga kuna ma saan aru, et elu oli teda kuidagi üksikuks jätnud, siis nagu see ühistu esinaine nagu kogus nagu maja pealt nagu allkirju ja kirjutasid siukse kirja sellele, et saa terveks, et sa oled meie kogukonda nagu taas nagu
tagasi oodatud või ja nii-öelda mees saigi nagu teatud siukse nagu elulootuse, et tal on nagu kedagi veel, et nagu, et tema nagu maja nagu toetab teda, et selles mõttes see on sihuke küll mitte väga laialdane näide, aga täitsa nagu olemas, et tegelikult see ühistu esinejana suutis selle maja niimoodi forsseerida ja nii-öelda vanapappi tuligi majja tagasi, et sarnaseid asju saab ka tegelikult nagu turvalises valdkonnas tegelevad, me oleme siin ka koostööd teinud ja Maksu- ja Tolliametiga ja erinevad, no korteris toimub igasugu asju, teate, et tahetakse seal kamakat ja kaubeldakse igasugu keelatud ainetega ja nii edasi, nii et selles mõttes on see nii-öelda roll ja selle ühistu või majajuhi nii-öelda kaasamine ja tema õigustest ja kohustust teavitamine väga oluline ootus nagu riigile, et me oleksime rohkem kaasatud sektorile. Kõigepealt kommenteeriks seda abipolitseinike teemat veel, et minu info põhineb ainult statistikal ehk et sealt tuleneb, et abipolitseinikud eelkõige patrullivad. Aga ma tean, et abipolitseinike kogu tegeleb ka sellega, et suund on sinnapoole, et abipolitseinikud oleks rohkem sidustatud kogukonnaga. Ja ma arvan, et see on hästi hea mõte, et lihtsalt see, mis ma siin oma sõnavõtuga teha proovin, on see, et rohkem tähelepanu tõmmata. Et mulle tundub sellist hästi vajalikuna. Ja just sellepärast täna hommikul ühesõnaga oli siin üks diskussioon, mille pealkirjaks oli, et kuidas rääkida lolliga. Et loll oli jutumärkides, mitte see otse. Aga mis selle mõte või miks see diskussioon oli korraldatud, on see, et selle lolli all mõeldakse siis või mõeldi inimesed, kes on teistsugune või teistsuguste huvidega või teisest valdkonnast. Et seda ka, et kui me oleme siin teinud seda oma heade kohaliku tasandi heade koostöö näidete analüüsi, et siis sageli tuleb välja see, et inimesed lihtsalt nad ei pruugi tähelepanu pöörata sellele, et kes on need teised nende ümber, kellega oleks mõtet ja kellega oleks vaja rääkida. Et kellel ka tegelikult on puutumus teemaga, kas või läbi selle, et nendega rääkides me võimestame neid. Et võib-olla neil ei ole isegi võib-olla meie jaoks niivõrd palju aktuaalset infot anda, aga läbi selle, et me neid kuulame, me muudame neid, me tõstame nende eneseväärikust, me anname neile julgust midagi ette võtta ohtlikes olukordades või ütleme keerulistes situatsioonides. Et see rääkimine alati ei ole mitte see võib tunduda võib-olla tobedana, aga sellel rääkimisel alati ei pea olema mingisugust konkreetset väljundit, vaid selle väljund ongi tegelikult kogukonna tekitamine. Ja selles mõttes mulle tundub ja tahan siin kiita politseid, et mulle tundub, et politsei on palju sellel suunal teinud. Kas või mõnedes maakondades on toimunud turvaline kodukant üritused, mis ongi sellised kokkutulemise ja arutamise, probleemide kaardistamise üritused. Ja tõesti, ma olen teoreetik rohkem kui praktik. Aga mulle tundub, et sellistel teoreetilisest vaatepunktist on sellistel kohtumistel väga oluline just nimelt kogukonda tekitav tulemus. Ja see turvaline kodukant on ainult üks näide, et neid häid näiteid on tegelikult väga palju. Siin minu käes ongi valmiv uuringu raport, kus me neid häid näiteid kirjeldame koos tegelikult kommentaaridega, mida saaks veel paremini teha. Et mul, see minu soovitus või nõuanne ongi see, et rääkigem lollidega. Ehk et ehitagem neid võrgustikke enda ümber, mis võib-olla alguses tunduvad liigse ajakuluna või et liigse ressursipaigutusena. Aga väga selgelt on näha, et pikemas perspektiivis need annavad väga palju tagasi. Kogukondade ja riigi koostööst. Minu arvates me oma riigi arengus tegelikult olemegi jõudnud sinna maale, et see üsna paratamatult hakkab järjest rohkem juhtuma. Et Eesti riik on siin mõnes mõttes me võime vaadata, et viimase paarikümne aasta jooksul päris palju arenenud. Meil on sõjalises mõttes kaitsetegevuse operatiivkava, meil on laiapõhjaline riigikaitsekava, meil on olemas hädaolukordade lahendamisplaanid, meil on riigiametite poolt tehtud päris palju plaane ja me oleme juba ammu jõudnud sellele seisukohale, et tegelikult riik oma ressurssidega ise ei suuda kõiki asju ära lahendada ja kõikidele asjadele rohtu leida. Et võib-olla esimene samm ongi olnud see, et need riigi erinevad ametid omavahel on püüdnud leida seda sünergiat. Me võime täna näha, et tegelikult näiteks Kaitsevägi, politsei, et see koostöö läheb järjest paremaks. Aga me näeme, et tegelikult ka sellest ei piisa. Ja
kindlasti eriti just väga tähtsal osal nagu teavitamisel ja muudel asjadel selliseid inimesi ühendavatel kogukondadel on väga suur roll, me hoiame sellega väga palju raha kokku ja sellises riigis nagu meie siin Eestis oleme, on see väga oluline, et mõlemad pooled hakkaks üksteisele järjest kiiremini vastu tulema ja ma ise püüan ka seda teha, et ma olen ühelt poolt Kaitseväe juhataja poolt saadetud riigiametnik Kaitseliidus ja teiselt poolt olen vabatahtlik, et ma saan endaga päris hästi läbi. See on nii hea. Oluline on iseenda kõigepealt hästi läbi saada, eriti kui rolle on palju ja heal kodanikul on palju rolle. Kahjuks on meie arutelu aeg läbi saamas. Õnneks järgmise arutelu alguseni on jäänud 13 minutit. Tähendab seda, et kui me paneme mikrofonid langetame, siis on alati võimalus veel sumida seda omavahel veel edasi, siin külje peal edasi, et see arutelu ei pea lõppema. Ideid tuli üles, nagu siin vihjamisi on läbi käinud, on erinevad algatused, projektid, erinevad ühingud on oma tegevustesse võtnud seda turvalisuse teemat ja see kõik jätkub. Et meil ei ole teist valikut, et kui me oleme selle tee võtnud, et see siseturvalisus ei ole ainult ametiasutuste asi, vaid see on me igaühe asi. Korrakaitseseadus ütleb selle põhimõtte ära, et avaliku korra eest, et me igaüks vastutame oma käitumise, oma hoiaku, oma tegudega. Et me peame selles edasi minema ja ma soovin kõigile jõudu jaksu nii selles mõtlemises, et mõtleksime ja arutleksime ennast sellesse uude rolli sisse ja ka oma tegudega see näiteks. Aitäh kõigile, kes te kuulasite, kaasa mõtlesite. Ma tänan kõiki eestkõnelejaid ja ka rahva seast arvajaid ja arvame edasi ja aitäh!